ja kõik läbi lõpu, mille Paide linnameeskond elab edasi 9 punkti peale ja Levadia kaotab nüüd ka punkte. Ai, kui valus Levadia poolt. Aga tõesti, see oli ju raamatusse kirjutatud. Andre Frolov, palju õnne sünnipäevaks 1-1 Levadia vastu viimasel sekundil põhimõtteliselt ja no natukene kahju oli vaadata, et mees ei julge tähistada ise ka, et nii kogenud mängumees 35. Palju õnne veel kord ja ei tea nüüd, kas intervjuuks mehel on tungi seal, on nagu nõutud mees seal, et... On nõutud mees küll, aga ütleme nii, et... Markus Jürgenson, mida mängu? Jaa, sellised mängud on ikka kihvtid ja mina pean olema siin neutraalne, aga hea meel on Frolovile, kes ikkagi sünnipäeval sai värava kirja ja saab näha, kas jääb tal see hooaeg ainsaks või mitte. Frolla, sul üks suuremaid sõpru, võitluskaaslasi, legendid kahekesi, süda hüppas sees küll, kui see viimase minuti pauk ära käis. Ei, kas ta nüüd hüppas, aga ma nägin, et Frolov lõi minu heale sõbrale Valnerile värava, et kahetsid tunded, et nagu ma ütlesin, ma siin neutraalne olen ja olen nagu ägeda jalgpalli poolt, aga kuna ma olin siin suluseisu koha peal, siis Frolov otsis pilguga mind, et ei julgenud tähistada ka, vaata, selle üle on kahju meel, nagu, et inimene ei julgenud tähistada, et see videokohtunik on siin olemas ja ta vaatas minu otsa, et mina ütlesin, et ma ei ole kindel, et ilmselt Varr vaatab. No aga telgist Kasper Relissaare hääle, ütleme, volüüm andis mõista, et seal suluseisu ei olnud enne, kui see Varri otsus tuli. No tema vaatas videost järgi, mina vaatasin ikka laivis, mina vaatasin nagu sinna koha peal ikkagi vaatas staadionile. Vana koolimees. Vana koolimees. Kasper vaatas sinna, aga samas jah, Valnerist on kahju, nagu ta ütles siin, nagu tüdrukute kaitse, et healt sõbralt Valnerilt võttis hea sõber Frolov nullimängu ära, et lõppkokkuvõttes hea meel, et Paidesse sattusin, et tulen teine kordki. Rõõmuga võtame vastus. Jaa, aga ma tahaksin ühte asja veel öelda, et ikkagi kommentaatorite boks võiks ikkagi olla varustatud soolase magusaga, vesi, Vossi vesi võiks olla ja soetee. Sa oled harjunud nende mugavustega, mis seal Viiapleis pakutakse. Nii vähe teinud mänge, et tal ei peaks üldse midagi süüa ega juua andma. Esimesed 5 aastat tuleb töötada lihtsalt töörõõmus, siis võib olla 2 küpsist ja tee. Ja aga vastutasuks ma tahaks öelda, et ma olen juba üle 5 aasta kommenteerinud juba, et sa ise tead, kuna ma esimest mängu käisin kommenteerimas ERR-is, nii et selle kohal ma olen nõus Tarmoga, et 5 aastat on täis ja soovitus ikkagi pange kommentaatoritega soa jook ja asjad, et siin läheb iludaks. Võtame arvesse, lähenud siin Frolli üles. No Froll sünnipäeva mänguks küllap mõtleks ideaalsemad stsenaariumid välja, aga see oli ka päris okei. Jah, et ütleme, et 2 aastat tagasi Levadiaga oli, ma arvan, ideaalsem stsenaarium, et sealt saime 3 punkti ka kätte. Aga jah, selles suhtes päästsime viimasel sekundil viigipunkti ja aumeestel, et kõik uskusid lõpuni ja kuigi mõneti võis tunduda, et ei teki neid variante ja ei jõua sinna väravani, siis ikkagi uskusime ja suutsime selle palli hästi toimetada ja tuli ära. Esimene 10 minutit, väga okei mäng meie poolt, siis kuidagi jälle Levadia surus oma peale, see kipub olema meil sellel aastal kuidagi selline hästi alustamise järel selline muster. Jah, et selles suhtes pigem võib sellega rahul olla, et me suudame hästi alustada, et eelmine aasta võib-olla olid need mängu algused just, kus me natuke uinusime, aga ma ikkagi ütleks, et esimene poolek oli küllaltki võrdne, et eks see käis ühelt poolt teisele poole ja Levadia või ütleme 10 minutit nad väga riske ei võtnud ja väga hästi mängu sisse ei saanud, et siis nad ka vaikselt said ja eks oli siuke kord ühel initsiatiiv, kord teisel. Levadia teisel poolajal see värava järel nad muutusid ka oluliselt ettevaatlikumaks ja natukene oli ka nende kaitses ikkagi seda vankumist näha, selliseid paanilisi palli ettelöömisi ja nii edasi. Sa ütlesid juba, et meeskond uskus lõpuni, samas neid käike ettepoole ei paistnud. See on ikkagi see üks võimalus, oodatakse seda ühte võimalust, mis mängu lõpus ikka tekib. Jah, see nagu see klassika on, et üks võimalus sul ikka tuleb ja siis tuleb see ära lahendada, aga jah, et ma arvan, et kui nad selle värava said, et alguses nad ikkagi suhteliselt hästi jätkasid mängu ja suutsid seal palli vallata, aga ka nemad tegid siin lõpus päris palju vahetusi, aga neil tulid noored mängijad siis, kes oma esimesi samme siin Premium liigas võib-olla tegevad, et võib-olla nendelt sealt kooliraha, aga meid see ei huvita, et meie mängisime lõpuni ja see on punni kätte. Ja lõpetuseks täna selline soe kevadpäev ja esimest korda siis Paide kunstmuru staadionil ka tõsine jalgpalli atmosfäär, kui palju see publik täna juurde andis?
No ikka väga palju, et esmakordne kogemus ka veel, et tribüün laulab veel sünnipäevalaulu sulle enne mängu, et väga südant soojendav, et aitäh kõigile, kes tulid ja oli super atmosfäär. Aitäh sulle, Froll!